nii oluline. Okay. Saab Facebookist alla tõmmata kui vaja. See ei ole, jah. Mina olen jah. Nüüd läheb igatahes asi käima. Tundub, et töötab. Jep, me oleme laivis. Tere õhtust! Tere, ilusat pühapäeva õhtut kõigile. Aitäh kõigile, kes meiega täna liitunud. Minu nimi on Sille ja minust teisel pool ekraani on Robert, kes on siis Combat Ready instruktor ja igatpidi muud moodi ka väga põneva taustaga, sellest kohe varsti räägime. Ja täna meil siis alustab harjumuste väljakutse 3. nädal. Ja kes siis pole näinud, me alustasime märtsi alguses sükese harjumuste väljakutsega nagu distsipliin võrdub vabadus ja 4 nädala jooksul siis võtame fookusesse iga nädal 2 sellist baasharjumust, mida me siis oleme pidanud oluliseks, et iga inimene võiks enda elus üle vaadata ja võib-olla mingisuguse struktuuri nende ümber luua, kuid need ei ole kindlasti lõplikud harjumused ja neid kõiki ei pea kindlasti tegema, kui absoluutselt ei kõneta. Aga ma räägin kiirelt üle, et esimene nädal me vaatasime üle viimati une, me vaatasime üle liikumisharjumused, me vaatasime üle eesmärkide seadmised ja me vaatasime siis üle tänulikkuse. Ja täna me räägime Robertiga siis toitumisest ja vedeliku tarbimisest ja viimased 2 nädalat siis võtame fookusesse enesearengu ja siis hobi ja kire või niisuguse asja, mis silmad särama paneb. Tere kõigile, kes praegu on liitunud, et kui sa oled juba meie väljakutsega siin kaasa teinud, siis viska kommentaaridesse, et kuidas sul siiamaale läinud on, kuidas tahad midagi äkki jagada, mingeid mõtteid, rõõme, küsimusi. Kiirelt siis räägin veel tehnilise osa üle, et meil on ka kinnine Facebooki grupp, kes soovib praegu veel harjumuste väljakutsega liituda, siis saab seda kindlasti teha, et oma harjumuste muutmisega võib ju alustada iga päev, mitte 1. jaanuar või siis, kui mõni väljakutse tuleb. Nii et kui sa ei ole veel liitunud, siis ma panin siia lingi, saad liituda ja kinnises Facebooki grupis meil toimub ka eraldi Facebooki laive, kus me siis räägime harjumuste coachi Reelika Ojakiviga, et kui kellelgi on mingi spetsiifilisemaid küsimusi, et siis saate seal kinnises Zoomis küsida, et kui ei soovi avalikult enda küsimusi ja mõtteid jagada. Ja siis loomulikult, kes meil on aktiivsemad ja tublimad, kas kinnises Facebooki grupis või siis Facebookis ja Instagramis üleüldse, siis neile on meil välja pandud iga nädal ka hästi põnevad auhinnad. Meie enda poolt pluss siis ka Tactical Food Packi poolt siis toidupakikesed, mida on hästi mugav siis reisile või metsa või kuhu iganes kaasa võtta. Nii et tehke siis aktiivselt kaasa. Minul on hullult hea meel näha, kuidas see Facebooki grupp on käima läinud, kuidas inimesed toetavad üksteist, kuidas nad jagavad üksteisele oma ideid ja märkamisi ja ettepanekuid, kuidas mingisugusele harjumusele nemad näiteks lähenevad või väga lahe oli näha, kuidas siin meil üks neiu Karolin näiteks jagas raamatuid, mida talle on meeldinud lugeda ja mis tema jaoks on harjumuste juurutamise kuidagi loogilisemaks või kergemaks teinud, et selles mõttes see Facebooki grupp mul on hästi hea meel näha, et tundub, et on hästi niisuguseks toetavaks kommuuniks muutunud, et kui keegi nõustub, siis võite ka juurde kommenteerida. Aga ongi vist kõik, ma ei hakka seda tehnilist juttu täna pikalt rääkima, et läheme siis kohe asja juurde, et ma valisin siis tänasesse Facebooki laivi meie meeskonnast Robert Käsperi, et hakata rääkima siis teadlikust toitumisest ja vee tarbimisest ja Robert, äkki sa tahad ise ennast tutvustada, et miks sa arvad, et miks ma just sinu valisin? Ja, õhtus kõigile. Ma olen siis Robert ja Sille siis palus mul täna rääkida natukene toitumisest ja pakkuda mul seda teha seetõttu, et ma ise praegult õpin kehakultuuri ja osa seal on ka siis toitumisel, et ühe kursuse ma olen seal läbinud sellel teemal
ja loomulikult siin elu jooksul ise juurde õppinud ka erinevatest siis raamatutest ja nii edasi ja nii edasi. Et räägime täna pigem sellisest nagu üldisemalt sellest toitumisest ja sellistest, ma ei tea, suurematest põhitõdedest, ma arvan, et ma tahaks, et see jutuajamine pigem siis tekitab inimestes huvi ise juurde uurima, et julgustan seda teha ja oma jutus ma siis toetun Eesti toitumise liikumissoovitustele, mis on siis Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud, et need on kergesti leitavad netis, see on päris mahukas materjal, väga hea ülevaate saab sealt ja ma usun, et see on täiesti piisav ka selleks, et täiesti tavalist normaalset toitumist toetada. Vot, ja distsipliin võrdub vabadus, täiesti nõus endal või enda kogemusest saan seda öelda, et ma olen ise üsna selline rutiinne inimene. Viimane aasta on olnud kuidagi veidikene keeruline, võib öelda. Ja siis on väga hästi näha seda, et kui lased selle distsipliini käest, siis on palju raskem ennast motiveerida asju tegema ja keskenduma asjadele. Et nüüd väga jõudsasti tegelen sellega, et oma rutiin tagasi paika saada, normaalsel ajal magama, õigel ajal üles ja nii edasi, nii edasi. Et see igal juhul toetab igapäevast toimetamist, et selline hektiline elustiil, suvalisel ajal magama minna ja siis hommikul üles ja ma ei tea, trennis käimine näiteks samamoodi minu jaoks väga oluline rutiini osa. Ja samamoodi toetab siis igapäevaelu tegevusi ja igal juhul siis, kui te juba selle väljakutse vastu võtsite, siis andke minna ja tõmmake lõpuni selles mõttes, et te näete ise ka, et see muudab teil asju palju paremaks. Vot, aga lähme teema juurde siis toitumine. Et selge on see, et sellise lühikese ajaga on natukene keeruline kedagi toituma õpetada. Iseenesest nagu normaalne toitumine, ma ei saa öelda, et õige, aga normaalne toitumine on lihtne, aga selleks siis tuleb natukene lihtsalt vaeva näha, et endal põhiasjad selgeks teha ja seejärel juba siis on palju lihtsam toimetada söögiga. Et räägime siis jah, toidust, toitumisest. Mida siis jälgida, kui poest toitu valite ja vee tarbimisest räägime ka natukene. Et kindlasti te kõik olete kuulnud igasuguseid erinevaid toitumisstiile või suundasid, ma ei tea, veganid, taimetoitlased, paleodieet, toortoitlased, mis iganes. Väga palju erinevaid on. Et igal nendest on kindlasti omad mingid head küljed, aga mina isiklikult ühtegi äärmust ei toeta. Et mina leian, et kogu see toidukaart peaks olema võimalikult mitmekesine ja süüa tuleb siis kõike lihast kuni puuviljadeni, seemneteni, milleni iganes välja. Aga mis on siis toit? Noh, kõik teame, mis on toit, on ju. Tuleb kapist, käib kuskilt soojast läbi ja siis läheb kehasse. Aga üldiselt on siis aine, mis sisaldab endas olulisi aineid nagu valkusid, süsivesikuid, rasvu, vitamiine, mineraali ja nii edasi. Ja toit on oluline loomulikult sellepärast, et sellest saadav aitab organismi elus hoida, korrektselt talitleda, areneda ja taastuda. Ja toidust saab siis makro- ja mikrotoitaineid. Ja makrodeks on meil siis rasvad, süsivesikud ja valgud. Ja mikrod on siis vitamiinid, mineraalid ja on ka tegelikult pütotoitained. Ja need on hästi olulised kõik, et mikro- ja makrotoitained, sest neid on organismil vaja normaalseks talitamiseks. Makrotoitainetel on oma energeetiline väärtus ja see natukene erineb, et siin näiteks 1 gramm valku või süsivesikuid annab 4 kilokalorit ja 1 gramm rasva annab 9 kilokalorit. Et rasva kohal ma ütlen kohe alguses nii palju ära, et seda ei tasu karta. Et see on mingisugune ammu tekkinud selline vale arusaam, et rasvast toitu ei tohi süüa, tohib küll, lasu peab. Pähkleid, seemned, selliseid asju, väga oluline. Tegelikult toetab normaalset kas või seda kolesterooli sisaldust veres, avokaadod ja nii edasi, neid ei tasu üldse vältida, need on väga head kõik. Ja jah.
suur rasva austaja, ma pikka aega proovisin ka seda getotoitumist, mis on ka loomulikult äärmus ja ma selles mõttes ka ei propageeri seda, aga ma väga hästi nägin seda, kuidas, kui ma söön normaalselt rasva, siis ma tajun, et mu ajutalitlus on parem kui siis, kui ma söön liiga palju süsivesikuid näiteks. Et selles mõttes ma olen seda väga palju kuulnud, et inimesed kardavad rasvasöömist, et rasv teeb paksuks või tõstab seal kolesterooli taset või mis iganes, aga tegelikult ongi see, et sa pead sööma lihtsalt tervislikku rasva. Kõike peab sööma, jah. Ja üleüldse, kui me räägime normaalsest toitumisest, siis seda peetakse nagu pidevalt organismi vajadusi kõige paremini rahuldav ja väga head ainevahetust tagav söömine. Et see lihtsalt loob selle baasi edukaks vaimseks ja füüsiliseks tegevuseks. Ja sealt saab siis selle bioloogilise materjali, milleks seda siis vaja on. Nüüd keha energiavajadus, et igal inimesel, meil on toitu vaja selleks, et saada põhimõtteliselt energiat. Nii. Ja kui me mõtleme selle peale, et inimesed, kes näiteks on ülekaalus ja tahavad kaalust alla võtta, hakkavad räigelt trenni tegema. Esimese mingi paari nädalaga kaal langeb, aga üldiselt langeb tegelikult vedeliku pealt. Et energiakulu on see, mida tegelikult tuleb arvestada ja kui inimene tahab kaalust alla võtta, siis tegelikult ta lihtsalt ei saa süüa nii palju, kui ta tahab või heaks arvab, vaid siis tuleb lihtsalt natukene defitsiidis seda hoida. Ja toidust saadav energia peab siis katma kõik need individuaalse energiavajaduse või siis kulutused tegelikult. Ja need on muidugi korrelatsioonis omavahel siis keha kaaluga, keha koostisega, tervisega, füüsisega, aktiivsuse ja kõige muuga. Ja tegelikult jah, ühesõnaga, kes tahab ikkagi kaalust alla võtta, siis seal ei piisa ainult sellest, et hullult vihutakse trenni teha. Ja selle kohta on üks väga hea lause, et you cannot outtrain a bad diet. Et kui sa kehvasti sööd ja hullult trenni teed, siis loomulikult see on parem kui halvasti süüa ja üldse mitte trenni teha. Aga kui sealt nagu tulemust ka tahad saada, siis tuleb ikkagi vaadata, mis läheb suust sisse. Ja see kõik, mida inimene oma energiavajadusest üle sööb, selle keha talletab rasvana ilusti kõik, jätab sinna reservi, et oleks siis kunagi vajadusel seda kasutada, aga üldiselt meil ei ole enam nii ekstreemseid tingimusi looduses, kui siin, ma ei tea, 1000 aastat tagasi oli, eks ju, siis ei ole seda kuskile ka kulutada ja sinna teha. Jah. Mõtlen vaatan siia seda, et kuna me siin Maivis tõesti ei suuda ära katta seda, kuidas iga inimene peaks oma toitumisele individuaalselt lähenema. Ma ei tea, kas sa tahtsid seda juurde mainida, et need, kes soovivad oma seda igapäevast kaloraaži välja arvutama hakata ja võib-olla siis oma miinuseid või plusse sinna juurde arvutada, siis Eestis selle toitumis Tervise Arengu Instituudi lehel on loodud selline lehekülg nagu NutriData ja mina kunagi võtsin selle pika ja raske teekonna ette, kus ma ikkagi kuid ja kuid kirjutasin ja kaalusin oma toidud üle, kuigi NutriData on nii äge, et nad on enamus asjadest pilti teinud, et sa ei pea enam juba väga kaaluma seda, mis toidu sinna oma eile sisse paned, vaid sa saad juba visuaalselt öelda pool seda kogust või veerand seda kogust ja sa saad suhteliselt lihtsalt tegelikult ära arvutada selle, mis sa päeva jooksul ära sõid. Nii et ma mäletan, et kui ma seda kunagi tegin, eks see natukene niisugune tülikas ja vaevarikas on, selles mõttes nõuab distsipliini, aga see on miski, mis lõpuks mulle kuidagi visuaalselt juurdus nagu mällu sisse ja ma juba nagu tänu sellele ka seda kuid ja kuid analüüsin, siis mul on praegu palju lihtsam toiduvalikuid teha ka nagu visuaalselt portsjoni mõttes, sest ma olen selle nii-öelda raske töö juba ära teinud ja ma ajusse kinnistanud, et kuidas mu toit visuaalselt välja näeb mõistliku kaloraažiga. Jah, väga õige. Tahtsin just täpselt sinna samasse jõuda, mis sa just ära rääkisid, et väga tubli. Keda huvitab tõesti oma näiteks energiavajadus, esiteks siis seesama NutriData, siis seal saab kõik need asjad väga hästi paika panna. Ja see on tõesti üks hea tööriist. Ma olen seda ise ka kasutanud just siin mingi kursuse töö raames ja niimoodi. Et ta lihtsalt ei ütle sulle seda, et mitu kilokalorit sa endale sisse oled kehasse pannud, vaid seal saab väga detailselt analüüsida, et mida sa oma toidust kätte saad, kõik vitamiinid, asjad, ta näitab sulle ära, mis sul puudu jääb ja nii edasi. Et NutriData on tõesti hea tööriist ja seda ka julgustan kasutama.
ja see ei olegi nüüd niimoodi, et seda peaks tegema, ma ei tea, alates tänasest elu lõpuni, vaid tegelikult mingi perioodi vältel, et aru saada, kui normaalne su toitumine on. Ja täpselt nagu Sille ütles, et pärast seda sul on palju lihtsam teha valikuid. Nii et NutriData, neid on erineva muidugi äppe, saab ka teisi kasutada. Aga see on üks hea tööriist tõesti, et saab kõik, minust isegi sai sealt Exceliga alla laadida kõik informatsiooni, mis sul vaja on ja seda sealt analüüsida ja nii edasi, et see on hea tööriist. Aga siit saame kohe ilusti edasi minna, kui me mõtleme selle peale, et mida silmas pidada toitumise juures on, siis see NutriData seal ka väga hästi näitab selle ära. Et tegelikult on makrotoitainetel on oma tasakaal, eks ju, rasvad, süsivesikud, valgud, et see tasakaal peaks enam-vähem paigas olema. Et päevases lõikes on kõige lihtsam võtta aluseks niimoodi, et kogu päevasest toidust siis valgud moodustavad 10–20%, rasvad 25–35%, süsivesikud 50–60%. Ja lihtne veel asi on siis jälgida taldrikureeglit. Taldrikureegel põhimõtteliselt see, kui sa võtad taldriku endale ette, siis pool taldrikust peaks olema köögiviljad. Veerand on siis mingid valgud, proteiin, mis iganes kujul ja siis veerand on süsivesikud. Et see on üks kõige lihtsam asi, mida meelde jätta, taldriku reegel, et köögiviljad mega olulised, kõik, kes treenivad ja mis iganes nagu peavad sööma köögivilju, erinevaid ja erinevat värvi, mida värvilisem saab parem. Vot, ja need makrotoitained nagu ei tasu karta ka, et need on olulised normaalseks toimimiseks ikkagi organismil. Ja kui mingis osas tekib defitsiit, siis varem hiljem tekivad kehas probleemid mingisugused. Ja enda kogemusest võin rääkida süsivesikute alatarbimisest siin aastaid tagasi, kui ma tegin meil kõvasti sellist spordiala nagu CrossFit. Hästi palju treenisin ja kogu mõtlesin, et huvitav, et ma olen nii väsinud kogu aeg ja ei jaksa ja nii edasi, nii edasi. Ja siis üks teine treener oli toitumisnõustaja ja ta ütles, et saada mulle oma mingid päevamenüüd, et ma vaatan ära, mida sa teed. Ja ma sõingi reaalselt niimoodi, et ma sõin vist maksimaalselt 60% kogu süsivesikute vajadusest päevas. Eks ma sõin tegelikult pea pool, nagu 50% olin alatarbimises ja see andis täiega tunda, ei jaksanud teha normaalselt trenni, kogu aeg olin väsinud. Nii et tuleb ikkagi süüa süsivesikud ka, midagi seal teha ei ole, et see on täiesti normaalne. Ja rasvad, nagu ma juba enne ka rääkisin, et inimesed kardavad rasva süüa, aga tegelikult rasvad on ka väga-väga olulised kehas. Sealt samast toitumissoovitustest saate lugeda, see on pikalt ja laialt siis selgitatud, mida silmas pidada. Ja just siis ka neid asju, need kõik makrotoitained siis on väga ilusti lahti selgitatud seal. Vot, ja rasvadest veel nii palju, et vitamiine on kahesuguseid, eks ju. On vees ja vees laustuvad ja rasva laustuvad. Et kui rasva kehas ei ole, siis seal oli K, A, D ja E vitamiin on rasva laustuvad. Et nende imendumisega tekib kindlasti kohe probleeme. Ja põhimõtteliselt ma võtan kuidagi niimoodi kokku, et kõike, mida te süüa saate, mis ei ole teil kuidagi vastu näidustatud, mis iganes mõnele inimesel on talumatused ja nii edasi, siis seda peaks ka tegelikult sööma. Ja rohkelt sööge erinevaid siis aedvilju üldse, ehk siis puuvilju, köögivilju, juurvilju ja nii edasi. Erinevaid siis valguallikaid ja samamoodi süsivesikuid ja jällegi ütleme korra veel, seemned, pähklid, ülioluline. Vot, aga räägin veest ka. Vee tarbimise võib üldse lihtsalt kokku võtta niimoodi, et jooge vett ja jooge kogu aeg vett. Sest nagu te teate ilmselt, siis täiskatsunud inimese keha on suures osas on vesi. Seal mingi 57–65% vist on inimese kehast on vesi. Ja vesi on ka kõige parem janu kustutaja. Et ma ei tea, kuidas keegi harjunud on, aga mina isiklikult trennis näiteks ei joo kunagi mingisugust spordijooki. Väga harva, võib-olla siis, kui on mingi kestvustreening, ma ei tea, suusatada või midagi sellist, et võib-olla siis vahepeal. Aga ikkagi üldiselt vesi on kõige parem janu kustutaja. Keskmiselt vajab inimene päevas kuskil 2,5 liitrit vett. Ja loomulikult see võib tõusta olenevalt siis näiteks aktiivsest tööst või füüsilisest koormusest või ka näiteks, kui me viibime kuumemas kliimas. Et siin ma saan tuua Afganistani näite, kus oli väga palav
seal päikese käest termomeetrid näitasid ikka 70 kraadi vahepeal, õhuniiskus oli hästi madal, nii et oli väga-väga kuum. Ja ei olnud mitte mingisugune imeks pandav kogus, kui sa päevas jõid ära 10 liitrit vett näiteks. Aga sinna tuleb muidugi arvestada ka seda, et sul oli varustus seljas, sa käisid näiteks patrullis mingi paar tundi, on ju, et seal lihtsalt kogu aeg nirises igalt poolt, sa olid lihtsalt nii palavas keskkonnas, et väga palju kulus vett. Ja kaitseväes üldse meil oli nagu selline printsiip, mida me silmas pidasime, kui me näiteks mingisugustel pikematel õppustel käisime metsas, ma ei tea, nädal või nädalaid olime, või siis kui olid, ütleme, mingid rännakud, kus sa pidid siis ühest punktist teise liikuma varustusega, siis mina jälgisin põhimõtet, et joo iga natukese aja tagant, 10-15 minuti tagant või 10 minuti tagant võta üks lonks vett lihtsalt. Et ei tekiks seda defitsiiti, sest üldiselt on niimoodi, et kui sa tunned, et sul tekib janu, siis on juba hilja, siis tegelikult kehas on vedelik juba päris palju kadunud. Et vesi on kõige parem janu kustutaja ja samamoodi väga oluline osa, sest et ilma toiduta võib inimene pidada vastu nädalaid, ilma veeta ikka ilmselt mitte väga kaua, mõned päevad. Ja väga kiiresti siis tekivad nähud, et inimene ei saa enam normaalselt hakkama. Vot, tahab seda midagi vee kohta öelda? Ja, mul on nii palju öelda. Toidu kohta ka, aga päris olemas siis osadel inimestel ju nad ei tunnegi janu üldse, nad ei tunne seda veevajadust üldse, et päeva lõpuks nad omestavad, et võib-olla ühe klaasi nad ära jõid, on ju. Et kas sinu õpingute ja teadmiste kohaselt ka see kehtib, et peaks jälgima enda uriini värvust näiteks, et kui ta on heledam, siis ta tead, et sa oled piisavalt palju joonud ja mitte? Jaa. See on nii tõesti, kuna ma olen endine kaitseväelane, siis meil igal seal oma eriala ka ja ma olin erialalt ka meedik, siis läheb sinna valdkonda väga hästi sisse ja see oli ka midagi, mida me tegelikult ka kuumas kliimas siis operatsioonidel olles jälgisime. Aga see on tõesti üks hea tööriist, mille pealt seda vaadata, ehk siis tegelikult uriinivärvus, normaalne uriinivärvus või keelekollane, et kui ta läheb läbipaistvaks, siis järelikult on liiga palju vett kehas ja kui ta läheb ütleme nüüd äärmustest räägime, et kui ta läheb väga tumedaks põhimõtteliselt nagu tee, siis on juba väga ohtlik olukord, sest et siis on kindlasti keha väga suures defitsiidis ja seal hakkavad juba toimuma organites muutused, neerudes näiteks. Et see on väga ohtlik olukord juba, kui tõesti uriin läheb väga tumedaks. Et see on hea asi, mida jälgida, kui selline asi meelde jääb. Ma arvan, nagu tavaelus ei ole see nii oluline selles mõttes, et või teema ei saa seda öelda. Kui ma mõtlen oma mingisuguste kolleegide peale või erinevates kohtades, kus ma tööd teinud olen, siis ikka enamus ajast on kõigil mingi kohvilähker käes, mis teadupärast kiirendab ainevahetust ja ka vedeliku kadu kehas. Et vett juuakse vähe, et selles mõttes, sealt tekivad jälle peavalud ja nii edasi, loid, väsimus, et kellel on selline asi meeles, siis jah, see on hea tööriist. Kas peaks siis sama palju vett juurde kõrvale jõudma, et seda tasakaalustada kuidagi? Mina näiteks teen niimoodi, jah. Kuidas sa ise üldse endal tagad selle, et sa enda jaoks selle piisava koguse ära jood? Et ma saan aru, et naistel on umbes ümardades 2,5 liitrit päevas ja meestel siis ümardades 3,5 targad teadustööd ütlevad, on ju. Et kuidas sina enda jaoks ära tagad selle, et sa enda vajaliku koguse päevas ära jood? Mis nipid ja trikid sul on selleks? No üks asi on trennis käimine, eks ju. Alati, kui ma trenni lähen, tavaliselt treenin umbes tund aega, tegelikult täpselt tund aega. Ja seal on mul alati liitrine veepudel kaasas ja selle tunni ajaks ma kindlasti joon ära liitri vett. Et kui sealt isegi jääb lõpus mingi osa järgi, siis pärast trenni ma joon selle ära ikkagi. Siis iga toidu korraga ma võtan alati klaasi vett. Ma söön ära ja joon sinna peale ühe klaasi vett ja sealt tuleb juba 2 liitrit tuleb kokku, on ju. Nüüd veega on muidugi see, et me ei pea rääkima ainult veest, mille me sisse joome endale, sest toidust me saame ka vett. Seda on natukene keerulisem hinnata, aga sealt me saame samamoodi vett. Et ma arvan, et lihtne ongi oma asju jälgida selliselt, et iga toidu korraga juua vähemalt klaas vett, juba mingi selline 300 milliliitrit, on ju. Ja kui mingit füüsilist tegevust tehakse, siis sinna juurde kindlasti peab vesi käima. Ja need on minu nagu sellised nipid. Ja siis on sellised random lihtsalt pausid, kus mõtled, et jooks vett.
Lähed võtad jälle mingi klaasi täie ja jood ära. Ja pärast kohvi joomist ka, mina teen niimoodi tavaliselt, ma joon kohvi ära ja siis ma joon pärast kohvi joomist, lähen viin oma tassi sinna masinasse ja siis võtan ühe klaasi vett. Ja kui mina endale kohvi võtan, siis ma võtan alati veedassi kohe nagu kõrvale mõnikord. Ma joon neid isegi paralleelselt, sest ma joon kohvi hästi aeglaselt, mul jõuab see vahepeal juba ära jätada. Aga ja, et kui sa oledki selline inimene, kellel on kas istuv töö või siis mingi selline töö, kus sa saad ka visuaalselt seda kas veeklaasi või siis veepudelit endaga kaasas hoida või silma all hoida, siis see on hea point, et kui ütleme inimene teab ise, et tal on raskusi sellega, et nagu meenutada vee joomist, siis hea nipp on see, et osta endale veits kallim veepudel lihtsalt, täida see ära ja võta endaga kaasa, kus iganes sa lähed. Ja siis sa kasutad seda, sellepärast sa maksid sellest rohkem ja sa tahad seda kasutada. Pane see endale laua peale ja siis tuleb iga natuke aega meelde lihtsalt. Ja mul on ka praegu see kombakredi, kui see kombakredi pudel, siis mul on alati see laua peal, siis ma tean, et kui ma päeval 2 tükki ära joon, siis on päris hea juba, sest see on 700 pluss siis need muud asjad, mis ma vahepeal joon. Et selles mõttes igaüks peaks ise nüüd jälgima, et kui palju ta siis, ma ei tea, homme ülehomme vett joob ja siis ta saab ise aru, et kas ta joob selle piisava koguse ära või ei ole ja siis ma arvan, et andsime küll mingeid nippe, kuidas läheneda sellele, kuidas enda veetarbimist siis tõsta. Aga toitumise osas, mida veel? Ja, me räägiks natuke toidu valimisest ka ja nagu sellest, mida jälgida. Et toiduainetööstus on sellises pidevas nagu arengus on. Ja kogu aeg leitakse uusi viise, kuidas põhimõtteliselt poolfabrikaatide valmis toitu valmistada ja muuta selle valmistamist ka tõhusamaks. Seal on oma see downside, et selle tagajärjel kaotab toit oma sellist bioloogilist väärtust. Et tegelikult on niimoodi, et inimene, kes normaalselt sööb, peaks kätte saama kõik vajalikud vitamiinid, mineraalained. Põhimõtteliselt on seal nipet-näpet võib olla tõesti mingi D-vitamiiniga või mis iganes. Imendumisprobleemid seal olla võivad. Aga põhimõtteliselt toidu töötlemise tagajärjel, kui see bioloogiline väärtus langeb, siis tegelikult inimene arvab, et ta sööb normaalselt, saab oma asjad sealt kätte, aga see ei pruugi üldse nii olla. Ja ma loen teile ette ühe nimekirja ja siis te võite oma peas mõelda, mis asi see olla võiks. Nii, magusained, 1, 2, 3, 4, 5 E-d, siis lõhna- ja maitseained, paksendaja, E414, niiskuse säilitaja, E422, glaseeraine, E170, emulgaator, soja, letitiin, toiduvärv, E171, glaseeraine, E903, antioksüdant, E320 ja sisaldab aspartaami. 5 sekundit aega. Ja see, ütleme, et see ei ole küll konkreetne toit, aga see väga hästi ilmestab seda, mida mööda tahan, aga see on närimiskumm, Orbiti näts on see. Ja mida ma tahtsin sellega öelda, on see, et kui te lähete poodi, võtate sealt avokaado näiteks, siis seal on koostisained, on 100% avokaado. Aga kui te võtate mingi muu toidu sealt letist, ma ei tea, mingi grillliha näiteks või mis iganes juba ettevalmistatud toidu ja loete seda nimekirja seal ja kui teil vaatab sealt vastu hunnik täpselt selliseid asju, millest väga hea jälgida, millest ise mitte midagi aru ei saa, siis üsna tõenäoliselt ei peaks seda kehasse ka panema. Et tasub olla nagu teadlik, et siin me võime rääkida nendest samadest E-ainetest ehk lisaainetest, mida toidu sisse pannakse. Ja see on täpselt samamoodi seal Tervise Arengu Instituudi kodulehel, siis toiduohutuse alt saab lugeda nende E-ainete kohta, et neid kategoriseeritakse siis sellest, et kindlasti vältida kuni ohutu kasutamiseks. Sellel oli 1, 2, seal vist oli punane, pruun, kollane, roheline vist jagunes veel 8. Aga ühesõnaga, et võite sealt vaadata, need on muidugi see nimekiri nii pikk, et põhimõtteliselt muidu kui pähe neid ei õpi endale, siis on väga keeruline poes aru saada, mis seal toiduses on. Et kõik E-ained ei ole tegelikult halvad, et E-ained jagunevad looduslikeks, siis jagunevad loodusidentseteks ja siis sünteetilisteks. Sünteetilised ilmselt on kõik mitte väga head, sest et neil ei ole looduses olemas ja need on siis sünteesitud laboris. Siis on loodusidentsed, tähendab see, et ta esineb looduses, aga need on siis laboris sünteesid, mis on nagu selline so-so on ju. Ja siis on looduslikud, näiteks mingid toiduvärvid võivad olla sellised. Ja looduslikeks üldiselt neid on ohutu kasutada.
E-ained pannakse toidu siis selle jaoks, et siis toitu parandada, toidu maitset, muuta seda säilivusaega pikemaks ja loomulikult parandada maitset, lõhna, välimust, struktuuri ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, kui niimoodi mõelda, siis tegelikult ainetega töödeldakse see toit nii-öelda meeldivaks. Ja teatud e-ained on tõesti sellised, mida tasub vältida, sest et nende söömine on siis seotud erinevate haiguste tekkimisega, Alzheimeris kuni mis iganes asjani välja. Aga muidugi on ka siin see koht, et ju loomulikult seda monitooritakse ja siin erinevad ametkonnad Euroopa Liidu tasemel ja kes ma arvan, isegi maailma tasemel tegelikult on ju paika pannud mingid teatud kogused, mida siis võib toidu sisse lisada. Et muidu me ei näeks neid toidu sees, kui need oleksid siis kinnitamata või kontrollimata. Ja oluline see märksõna siin on see kogus. Et nagu ma varem ütlesin, et mina igasuguseid äärmusi ei poolda ja siin samamoodi, et kui näiteks tarbitakse ühte kindlat toiduainet väga suurtes kogustes, siis ka see e-aine kogus, mis seal sees võib olla, et seda saadakse siis organismi rohkem, see seal kuhjub ja siis ta võib liiga teha inimesele. Et tasub ikkagi siis mitmekesistada oma toidulauda. Ja muidugi siin toiduohutusest me võiksime rääkida väga pikalt, siin me võime rääkida ka saasteainetest, eks ju, raskemetallidest, mis siis toidukite kasutamise tagajärjel näiteks looduses paiskuvad, samamoodi igasugused mürgid, mida pritsitakse toidule peale, et siis umbrohi ja kes iganes sealt eemale hoiaksid. Lihatööstuses loomulikult, eks ju, antibiootikumid. Just alles hiljuti lugesin ühte raamatut, raamatu pealkiri oli, et mida kuradit ma sööma peaksin. Hästi huvitav raamat. Ja siis seal, see on Ameerika ühe, mul on nime mälu halb, nii et mäletan isegi hämamata, mis see autori nimi oli. Aga ta on siis üks arst, kes on tegelenud 30 aastat midagi sellist toitumisega ja siis ta kirjeldas seda nagu USA vaatevinklit. Et toidu valikul näiteks, kui me räägime konkreetselt, ütleme liha, et siis jah, ma saan siin nagu aru, et mõnel ajal veits kulmukortsu, kui me hakkame siin rääkima, et mingi vabapidamise kanamunad näiteks ja ma ei tea, maheveiseliha ja nii edasi, siis tegelikult seal on oma nagu mõte ikkagi taga. Et seal raamatus oli väga hästi välja USA siis lihakasvatuse ja seal vahepeal toideti veiseid, no need, kes siis seal kuskil laudas kasvasid, nuumati neid seal. Loomulikult antibiootikume kõvasti sisse, sellepärast, et siis nad ei jää haigeks ja siis kasvavad kiiresti ülesse. Ja teistpidi söödeti loomadele sisse tehasesse praagina välja tulnud komme. Nuumati sellega loomi. No ja mis te arvate, kui loom nüüd seal mingisuguse eriti halva dieedi peal kasvab seal ja siis läheb tapamajja ja joob lettidele, et see liha nagu väärtus ei ole väga hea. Et kui vähegi võimalik, siis tegelikult tasub seda toitu eelistada kohalikku toitu, mis on enda piirkonnast pärit. Seda esiteks ja teiseks siis ka, kui võimalik, siis tõesti süüa nii-öelda neid vabalt kasvavaid tooteid. Vot nii, ja ma võtan kokku niimoodi, et enne ei võta kokku, kui sa midagi tahad. Aitäh. Et ma laskengi selles, mida sa öelda, et kuna me saame igasugused nende saasteainetega puutume ka üleüldse siin õues ja igal pool ringi ja nähtamatult ka hingame sisse, sööme sisse, et selles mõttes juba tasuks võimalikult valida sükest toitu, mis on võimalikult puhas ja vähe töödeldud, et ma tahtsin siia visata ühe Instagrami konto, ma ei tea, ma selles mõttes ei tee reklaami ja mingi sponsor ei ole, aga mul tuli meelde, et sükene Instagrami konto on nagu Foodish, nagu uudega ongi kirjutatud Foodish Est ja nemad siis käivad mööda poode ja võtavad ühe konkreetse toidu, ma ei tea, mingi viinerid või tort või mis iganes asjad ja siis nad teevadki ühe postituse kõikidest valikutest, mida nad mingist konkreetsest poest teitsid ja siis ütlevad, et milline neist on nagu kõige nii-öelda tervislikum või puhtam või siis nad kõik on täiesti null, mitte midagi tasu süüa. Et selles mõttes, kes võib-olla ei saa kõikidest nendest e-ainetest või nendest nimedest aru, mis seal tagakirjas on, kuigi see, kui sa sellest aru ei saa, juba on hea märk, et pane riiulile tagasi.
aga et kellel on huvi, siis otsige Instagramist uudisest, et sealt leiab siis infot ja põnevat sukast infot, mille peale me ei pruugi isegi tulla, et haarad kohast midagi ja vaatad, et näeb hea välja küll ja aga tegelikult see mingi koostisosade nimekiri on selline, et toidust nii-öelda ei ole seal, ei ole nagu aisugi, on ju. Nüüd oleks paslik veel rääkida sellest nii-öelda mugavusest tegelikult, et miks inimesed üldse võtavad poest poolfabrikaat ja see on mugav, sa ei pea mitte midagi tegema, sa viskad selle mingi toiduaine enda lahti, soojendad üles ja ta on sul valmis, on ju. Aga seal on see mündi halb külg, et sa ei tea tegelikult, mis seal toidu sees on. Et kõik toit, mida te valmistate, siis valmistage ise võimalikult vähe töötlemata algosadest. Või siis jah, et nii on kõige kindlam see, et te teate, mida te siin toidu sisse panete ja mida te sealt saate. Täna samamoodi otsustasin, et teen õhtusöögiks burgereid ja ainuke asi, mida ma ise küll tegema hakkan, sai, aga muud asjad kõik siis komponendid täiesti eraldi kõik ja teen ise kokku asjad, et siis ma tean, mis ma siin sisse panen. Et mul oli valida, ma oleks võinud sealt kõrvalt võtta juba valmis tehtud mingisugused kotletid ka, aga ma ei tahtnud neid võtta, isegi vaadanud neid selles mõttes. Vot. Et siin võiks tõesti kõlama jääda see ainete koha pealt, et kui seal on neid E-tähti liiga palju ja te ei saa aru ka, siis järelikult see ei peaks teie organismi minema. Vot, aga võtan niimoodi kokku, et eelistage värskeid töötlemata või vähetöödeldud toiduaineid ja sellepärast nendest toiduainetes on siis lisaainete kasutamine piiratud ja mida rohkem see toit on töödeldud, seda enam on seal sees ka lisaaineid ja sellest ei ole teil midagi kasu. Nii et võtke, sööge värsket toitu, valmistage seda ise. Mõelge taldriku reegli peale, kel on huvi, siis NutriData on hea tööriist, kuidas aru saada sellest, mis teie tegelikult selle toitumisega toimub. Ja ma ei tea, ma soovin selles osas edu kõigile, sest et see on päris huvitav maailm. Ja enda toitumise, enda toiduharjumuste mõistmine ja muutmine on tõesti väga põnev, et väga lihtne on selle mugavusega ju kaasa minna. Aga ma tahaks veel öelda näiteks, et paljud inimesed võib-olla mõtlevad, kui nad käivad väljas söömas, et siis tuleb võtta see, mis seal menüüs on. Et tegelikult mina olen Eesti teeninduses küll väga palju näinud sükast vastutulelikkust, et kui seal on sükene toit, mida ma vähem tahaks, aga ma tunnen, et midagi liiga palju või mul ei sobi, siis tegelikult tullakse vastu, et ei tasu nagu seda karta, et ma pean siis ära sööma või on sul endal mingeid näiteid väljas söömise kohta. Ei, eks ikka selles mõttes, et ikka tuleb käia ka väljas söömas ja mõnikord tuleb ka eelitada mingi sellise toiduga, mida iga päev näiteks ei söö, et see on täiesti normaalne, aga loomulikult, kui mina ka ei ole nagu, mõnikord on mingid toidud, mis on juba ette valmistatud selliselt, et seda ainet ei saa enam välja võtta mitte kuidagi. Ma ei tea, mingi liha näiteks ära segatud mingisuguse kasmega või mingi asjaga, siis paraku nii on. Aga jah, tullakse ikka vastu, ei tasu karta. Ja siin mul tuli meelde veel selline ka, et miks inimesed nagu üle söövad, et kõik, kelle lapsed on, siis tihti on see, et laps lõpetab söömise ja jätab alles väga palju toitu. Siis on see, et ma söön siis lapse väga ära, siis juba on mingi 1,5 portsionit endale sisse ladunud seal. Et kõik need asjad tasub ka kontrollida, et nagu on lapsel jääb järgi, siis las tal jääb järgi, et see keegi ei ole kohustatud seda ära sööma, eriti veel, kui tegelikult on soovi näiteks kaalust alla võtta või siis mitte näiteks juurde võtta. Ja siis söömise mõttes ka see, et keegi ütles väga hästi, et süüa tuleb nii kaua, kui tekib külastumustunne. Et kui sa tunned, et sul on kõht täis, rahulikult tuleb süüa, eks ju, mäluda, neelata, ei tohi nagu tagant sundida. Kui sa tunned, et sul hakkab kõht täis saama, siis järelikult sul on kõht täis. Et ei tasu sinna peale ladudest, et ma usun, et kõik on seda tunnet seal jõululauas tundnud, kus nüüd ei tea enam, kas või kuidas edasi elada selle täiskõhu tundega. Ja täiesti nõus, et siin saaks veel pikalt hakata rääkima kas või emotsionaalsest söömisest ja kõigest sellest, et tasub ka lihtsalt teadlik olla, et kui sa tahad haarata midagi sükast, mis sa tead, et võib-olla tegelikult ei peaks sööma või ei peaks nii palju seda sööma, siis küsigi enda käest, et miks ma praegu selle järele haaran, et kas mul päriselt on seda vaja, kas mul on seda energiat vaja, või ma praegu lihtsalt aidan mingit igavust või mingit emotsiooni ja rasket hetke. Ja need emotsionaalseid söömisi aitab kontrolli all hoida see, et toitumine on esiteks korras, eks ju, aga vahepalad.
vahepalad aitavad seda siis kontrolli all hoida, sest et siis sa annad kogu aeg kehale natukene energiat peale ja vahepaladeks sobivadki väga hästi puuviljad ja pähklid näiteks, ise kasutan. Hoiavad ilusti sul seda isuvärki kontrolli all. Ja jah, ühesõnaga emotsionaalne söömine on muidugi täitsa huvitav ja keeruline ja hoopis teine teema selles mõttes, et seal need peituvad põhjused võivad olla mis iganes. Seda küll jah, nendest asjadesse meie täna kahjuks laskuda ei saa. Aga kui kellelgi on selles mõttes mingeid küsimusi, et tahaks mingisuguse asjaga süvitsi minna või kas on nagu seda vajadust, siis kirjutage siia, et meie saame praegu anda sellised üldised juhised, sest me ei tea, kus kohas ju keegi teist oma toitumisteekonnal nii-öelda on, aga et Facebooki grupis kindlasti saab ka küsida ja jagada. Remo küsis veel ühe küsimuse jookide kohta, aga ma mainin veel siia toidu juurde ruttu selle, et kuna mul endal on olnud väga palju erinevaid toidutalumõttusi ja mingi aeg ma arvasin, et ma ei olegi võimeline enam teravilju ja kaunvilju ja piimatooteid sööma, sest mul oli kõigi nende vastu talumõttus ja ma pidin väga hakkama valima, mida ma söön, siis mina leidsin enda jaoks lahenduse seedeensüümide näol. Ja kui kellelgi on huvi ja tunneb, et tal on toidutalumõttused, on tõesti mingi toidugrupi enda menüüst välja lõiganud sellel põhjusel, et ta tunneb, et toit ei seedi ära või et pärast on väga-väga raske olla ja uni tuleb peale, siis lihtsalt soovitan uurida seda seedensüümide teemat, et see maailm on Eestis ka juba väga lahti tehtud. Et see, kui sul on talumõttus, ei tähenda, et sa pead mingi toidugrupi täiesti enda menüüst välja lükkama või mis sa arvad? Jah. Remol oli mingi küsimus üldse. Ja ta küsis jookide kohta hoopis, et kuidas on jookidega lood ja suhkruga? Milliste jookidega või mida ta mõtleb täpsemalt, kui me nüüd nagu jookides, kui me räägime alkoholist näiteks. Siis alkohol on jälle omaette teema, aga kindlasti on ta meil paraku igapäeva osa siin ühiskonnas, sest et ju ikka inimestel meeldib veidikene lõõgastuda. Et kui see on nagu tarbimine mõõdukas nädalas, mis ma nüüd mõtlen, mis see õiges 5 päeva peaks vähemalt olema alkoholivaba tegelikult või? Veel 4 päeva, igastahes. See on nagu selge, et ei tasu üle pingutada alkoholi tarbimisega. Mõõdukas tarbimine on tegelikult okei. Ja liigtarbimine siis ju on organismile väga halb, eks ju, teatud organid saavad väga tugevalt pihta. Ja kui siin üldse nagu alkoholi tarbimisest rääkida, siis tegelikult, kui võtame nüüd konkreetselt mingisuguse ürituse, et inimene läheb peole, siis selline pikem pidu võib tähendada seda, et näiteks inimene ei söö normaalselt, tarbib rohkelt alkoholi ja siis see järgmine päev on väga-väga halb. Et alkohol lagundatakse niimoodi, et 10% läheb ainult maos ja 80% lagundatakse siis maksas. Ja sealt tekivad jääkained, on aldehüüdid ja siis on süsi, happegaas ja vesi. Ja aldehüüd, mis siis tekib sellest alkoholi lagundamisest, on toksiline ehk siis mürgine. Ja see ongi see, mis tekitab siis oksendamist, tasakaaluhäireid, higistamist ja nii edasi. Et kui alkohol on ka liigtarbimises, siis tekib maksa rasvumine ja sealt edasi fibroos või siis lõpuks tsirroos. Ja lõpuks siis nagu puudulikkus juba. Aga ühesõnaga mõõdukalt nagu tarbimides siis räägitaksegi seda, et seal on nagu mõned positiivsed toimed ka, kui nii võtta. See nüüd ei ole nagu vabandus, et võib rahulikult siin lasta minna. Aga näiteks ta vedeldab verd, laiendab pinmisi veresooni, rahustab närvisüsteemi. Ja punases veinis on antioksidant, mis vähendab põletikku, tugevdab immuunsüsteemi ja võib pikendada eluiga. Küll aga ainult siis, kui see toimub mõõdukalt. Kui alkohol tarbitakse liiga palju, siis kindlasti need negatiivsed toimed ületavad positiivseid. Aga nagu jookide mõttes see on väga hea tegelikult suhkruga kokku panna. Sest et
täpselt jälle sama, kui sa mingi poest mingi joogi haarad riiulist, siis tasub vaadata, mis seal sees on. Et suhkur on kindlasti väga paljudes jookides liiga palju sees. Ja põhimõtteliselt ei erine suhkrukoguses see, kas meil on klaasi Coca-Colat või klaasi apelsinimahla. Jah, apelsinimahla on kindlasti kasulikum, sest saab paremaid nagu muid asju ka Coca-Colas, nagu tühi kalor lõpuks, ei tule mitte midagi muud. Aga seda tasub jälgida. Ja üleüldse, mina isiklikult näiteks suhkruga suhestun selliselt, et ma põhimõtteliselt ei lisa mitte ühegi toidu sisse lisa. Väga harva, ainuke kord, kui ma lisan suhkrut, on siis, kui ma teen lapsele pannkooke. Muu toidu sisse, ma ei pane kohvi sisse või jookide sisse, mis iganes ei pane. Et ühesõnaga, point lõpuks see, et suhkru liigtarbimist tasub vältida. Ja ma tean kuski nende igast energiajookide ja Coca-Colade ja nende asjade kohta ka ja seda küsiski siia lisaküsimuse ka, et osad energiajoogid ju ei sisalda suhkrut ja väidetavalt on neis palju vitamiine ja need on pasteuriseeritud ja et kuidas nagu nendesse jookidesse suhtuda. No energiajoogid üleüldiselt energiajook alustame juba sellest, et ei ole mingi jook, mis annab sulle energiat, vaid ta sisaldab endas erinevaid stimulante, ma ei tea, kofeiini näiteks, guaranat ja nii edasi. Ja need siis tegelikult lihtsalt kiirendavad su ainevahetust ja tõstavad südame löögisagedust ja vererõhku ja nii edasi. Aga ja siin vee tarbimise mõttes ka, eks ju, sama nagu kohviga lõpuks, et vett peale jooda, siis tekitab vedeliku puudust, millest tekivad muud nähud ja nii edasi. Et energiajook, no tal on nagu jällegi mõõdukas tarbimine, ma arvan, ei tee hullu midagi. Aga jah, lõppkokkuvõttes ikkagi nii, et vesi on kõige parem jook ja ei ole vaja mingit energiajooki endale hullult sisse kaanida kogu aeg, sest et see ei anna mitte midagi juurde. Aga kui me võtame nagu muud karastusjoogid ja selliseid, siis täpselt samamoodi. Seal on liiga palju suhkrut on sees. Et kui me võtame näiteks seal limonaadi või kalja või mis muud karastusjoogi, mis iganes, siis nagu Remo ka välja tõi, et jah, paljud siis teevad oma energiajooke, nii-öelda energiajooke või ergutavaid jooke, rikastavad seal siis mingisuguste näiteks mineraalide või vitamiinidega. Jah, okei. See on nagu jällegi natukene parem kui lihtsalt tühja energiajooki juua. Aga üldiselt ikkagi võiks vältida. Ja teine asi on see, et karastusjoogid sisaldavad, üks asi on suhkur, aga teine on tehis magustajad. Ehk siis seal, ma ei tea, aspartaamid ja nii edasi. Et need ka ei ole keha omased ja nad tekitavad erinevaid valesid aistinguid kehas. Et ühte uurimust ma kunagi lugesin, siis põhimõtteliselt oli äkki see aspartaami kohta, et lõpuks see võib tekitada selle efekti, et seda liiga palju tarbides, siis keha hakkab hoopis paremini ja kiiremini rasva ladestama. Ehk siis mitte, see ei ole see kasulik efekt, et ma ei joo suure suhkrusisaldusega jooki, vaid seal on see aseaine sees, aga see võib hoopis teise efekti su kehas hoopis tekitada, nii et tasub olla ettevaatlik. Ja jällegi vaadake pudeli peal. Et seal on alati kirjas, et kui palju näiteks 100 milliliitrit jooki sisaldab suhkrut. Ja mõelge, kui te see pool liitrit endale sisse joote, et kui palju te päevasest vajadusest ära katate, nagu maksimaalsest päevasest siis kogusest, mida on soovitatav tarbida. Et kui palju te siis ära selle ühe pudeliga joote, siis te saate väga hästi aru, et võib-olla mul ei ole tõesti vaja seda jooki juua. Ja selle vee joomise kohta küsis veel Kaupo, et vee joomine toidukorra kõrvale väidetavalt ei ole soovitatav. On jah selliseid jutte. Ma ütlen ausalt, et ma ei oska siin seisukohta selles mõttes võtta. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et kuna magu teeb oma tööd, lõhustab toitu siis happega, siis põhimõtteliselt võib ju nii olla, et see joodav vedelik lahjendab seda hapet seal, ehk siis seedetegevus peaks olema justkui kehvem. Mina joon toidu kõrvale
Samas mul elukaaslane ei joo toidu kõrvale. Nii et kui te tunnete, et see tekitab teis nagu mingisugust raskust, siis ärge jooge hiljem. Ja võib-olla peabki mõne asjaga ikkagi eeldama oma enesetunnet, seda, sest me leiame alati igalt poolt mingisuguse teadustöö või uuringu, mis kinnitab ühte või teist või korratab sellele, mida sina usud. Aga ma ise olen kogu aeg, ma ise väga palju ei joo toidu kõrval, aga ma olen ise selle teema peale mõelnud ka ja lähtunud sellest, et supid on ju vedelad. Et miks ma siis nagu suppi võin süüa, nagu kus on palju vedelikku ja natukene mingit sisu on ja et kuidas siis see on okei, aga toidu kõrvale joomine ei ole okei, et siis see aju ei ole nagu aru saada, kas see nagu peab vett või mitte. See vist oleneb nagu sellest supist, et kui supp on nagu ühepäeva toit, et siis võib-olla on nagu loogiline, aga kui on supp nagu siuke keskmise tihedusega, siis on nagu relevantne point on ju. Jah, nii et minul head vastust ei ole siia. Ma arvan, et jälgige oma enesetunnet, et kuidas te tunnete, kui te joote. Sorry, mul hakkas ilu tuletiks selle taga, ma ei tea, kas te seda kuulete või mitte. Aga kui nüüd saakski kuidagi kokku võtta vee joomise ja toidu valimise pealt, siis tahad sa kuidagi öelda mingid põhipunktid omalt poolt, et mida siis võiks jälgida, tuletada meelde veel? Ja ma ütlen 2 asja toitumise koha pealt. See, et jälgige taldriku reeglit ja sööge päris toitu ja jooge päevas vett normaalses koguses. Ja ma kutsun üles inimesi tõesti siis Tervise Arengu Instituudi koduleheküljelt saab väga palju infot selle kohta. Et uurige, vaadake, mis teie toitumisega päriselt toimub ja siis te saate juba korrektuuri sisse viia. Võib-olla on vaja väga väikseid korrektuuri ainult teha ja kõik on väga hästi. Aitäh, ma tahtsin enda poolt veel nipi öelda, sa ütlesid ka enne, et sööme nagu aeglaselt ja mõistlikult, et kui me sööme päriselt niimoodi, et ma loon korralikult, ma ei tea, see on see 32 korda mälunud ühte ampsu, et iga aeg ise vaatama, palju sa mäluda saad, et see juba pudel seal suus on, aga et kui me söömegi rahulikult, siis me anname oma siin suus ja soolastikus ja seal pankreasel aega neid seedensüüme on ju toota, et su keha saab täpselt aru, mis toit sisse tuli ja mida ta nüüd seedima hakkab, et kui sa sööd normaalse kiirusega ja sa ei kugista, siis laias laastus sul ei olegi võib-olla vaja nagu enda portsjoneid nüüd teadlikult mõõta ja kaaluda, sest et sul saabki kõht õigeaegselt täis, aga kui sa kiirustad, siis sa söödki üle, sest et see impulss sinna makku, et kõht on täis, jõuab liiga hilja või aju, mis pidi see siin asjad töötavad ja siis sa söödki üle, et selles mõttes söömine ongi niisugune ka tore viis oma kehaga kontakti saada ja võtta võib-olla aeg korra maha sellest päeva möllust või kui sa alustad hommikult niimoodi mõnusalt, et teha võib-olla söömisest ka enda jaoks niisugune mõnus kosutav rituaal. Jah. Vägev. Aitäh. Kas kui kellegi praegu rohkem küsimusi ei olnud, siis igatahes andke teada, kui on mõni mõte või küsimus, mis teemaga tahaks süvitsi minna, et järgmine nädal võtke siis fookusesse enda toitumise ja vee tarbimise või vedeliku tarbimise harjumused, aga ärge siis eelmisi ka unarusse jätke. Ja ma tahtsin veel siia juurde öelda, et kes meie tegemistega rohkem siin kursis on ja kes tahab rohkem teada, mida me teeme, siis lisaks meie kodulehele combatready.ee ja lisaks meie juhtimise foorumi Facebooki grupile, millega soovitame kindlasti liituda, on meil valmimas vaikselt ka combatreadyacademy.ee, mis on siis meil online akadeemia, kus saab siis nii tasuta kui ka tasuliselt tulevikus juhtimiskursuseid võtta. Et kui te olete sellest huvitatud, siis minge combatreadyacademy.ee ja siis te saate seal ennast ootelisti panna, et leiate sealt alt lõpust. Aga mina tänan. Saime siis tänaseks olulised jutud räägitud. Aitäh sulle, Robert. Ja, aitäh teile ja siis edu kõigile. Ja kui midagi on, siis andke teada. Mõnusat õhtut teile. Ciao.